kolleegi soovitusel väike video siis Renault Megane E-Techist, täiselektriline. Mootor on tal 160 kilovatti, aku on 60 kilovatti, VLTP järgi läbisõit 450, reaalne ma ütleks, et kuskil 370-380 kilomeetrit. Mis on sellel autol kohe nagu märkimisväärselt hea, on keskmine tarbimine, et 17 või pisut isegi alla, arvestades seda, et osa teist sõitu sai teha ka 110 alas. Linnas samamoodi, võrreldav täiesti teiste masinatega, 90-ga sõites kuskil selline 15, linnas võib-olla niisugune 2-13, võib-olla isegi pisut vähem, et selles mõttes väga hea tarbimisega. Omamoodi selline elektriautolik disain. Mõnele meeldib, mõnele mitte. Küll pisut selline võib-olla tagaosas väiksem. Seda vaatame kohe. Väga uhked lingid, mis on kindlasti natuke paremad kui näiteks Joonikul. Et siin on sang ja siit tõesti on nagu hea teda lahti tõmmata. Istmed on sellised keskpärased, ma ütleks, et on paremaid ja on halvemaid. Juhi positsioonil, keegi tahab korjada siin. Juhi positsioonil on minu jaoks paar sellist märksõna. Esiteks praegu on iste täitsa taga, aga see on isme ettepoole. Et see nüüd väga sõltub siis sellest inimese pikkusest. Aga vähemalt minul jäi pisut segama see nii-öelda telefonihoidik. Et ma olen 180, natuke alla 180 pikk. Et see telefonihoidik nagu lühematel inimestel natuke jääb nagu põlve juurde. Teine asi selle telefonihoidikuga, see on jälle niisugune suhteline, et kui siia natukene selline lamedam või pikem telefon panna, mis on täpselt äärest ääreni, see on suhteliselt raske seda kätte saada, aga samas on ta väga mugava koha peal. Display, õnneks on tehtud suur display, et ei ole üks ja pikk display, mida ma absoluutselt näiteks vihkan, aga mulle absoluutselt ei meeldi, aga samas siia on tehtud ikka selline lai display ja ikka sama teema, et kui väga mugavalt siia rooli taha ennast sättida, siis kipub see roolile ette jääma ja praegu see rooli ei saagi päris sülle tõmmata, siis ta varjab ära selle display vaated. Samas rool on selliste nurkadega ja väga hea on keerata ja ütleme sõidu mõttes ei saa nagu midagi ette heita. Tagasilaadimisfunktsioonid, et saab ise nagu timmida kiirushoidikut, nagu ikka niisugused pisut teistmoodi. Kõik muud siin rooli peal saab valida erineva sõidurežiime ja minu jaoks natukene old school, aga Renault ütleb, et see ongi ja see peabki nii olema, et rooli samba peal siis raadiojuhtimine, mis siis keerates jääb paigale, aga minu jaoks on pisut ebamugava koha peal. Mis veel? Et igasugused panipaigad on siin all, et siin on küll selline nagu võtmehoid koht, et võti on selline nagu väike taskuke, pudelihoidjad ja siis saab siin seda käeduga liigutada edasi-tagasi ja saab ka seda avada. Peegel, mis ma ütleks, et võib-olla praegu on veel natukene vaja seda arendada, et ta toob autod väga lähedale ja peegelduse tekib prillidega ja samas on sul võimalik ka panna tavaline peegel ja vaadata tavalise peegliga, et selles mõttes pikemal sõidul või maantee peal on täitsa nagu okei. Sõiduasendiga on nagu see lugu, et ma olen nüüd mitme inimese käest küsinud, et kui inimene natuke pikem, siis ütleb, et on nagu väga okei, kui ta on lühem, siis võib-olla nii okei ei ole, aga jälle see ülipikadele pidi ka jälle ebamugav olema, et ei oska öelda, et eks see on kõigil niimoodi erinev, aga muidu sõidab ja ei saa nagu väga kurta. Nii, mis veel? Ruumikusega ta nüüd väga siin ei hiilga, et kui minna nüüd siia taha pinki vaatama, siis see tagumine pink on toodud suhteliselt nagu tahapoole, praegu küll juhiiste on natuke tagapoole, aga siin väga palju nagu ruumi ei ole, samas ega ei ole ka väga midagi hullu,
aga pagasnikusse tuleb see tagumine salongi osa nagu päris tugevalt sisse. Et siia ma näiteks panin ühe tõukeratta, et see on siin väga napilt, et ta on küll sügav, aga ta on suhteliselt selline kitsas. Samas jälle pere teiseks autoks võib-olla täiesti piisav. Nii et selles mõttes, kui üks väikest kokkuvõtet teha, siis ma ütleks, et selle auto plussid on kindlasti tema range'i hoidmine, et elektri tarbimise mõttes on ta väga eeskujulik. Ma arvan, et ta näeb ka piisavalt äge välja. Et kui keegi endale kavatseb seda osta, siis ma soovitaks võtta vähe kõrgema refiga, ehk siis madalama väljaga, või väiksema väljaga, et ta on kindlasti oluliselt mugavam. Elektriautode kaalujaotus on teine ja see võib-olla niisugune kitsas kummiosa refil ei ole võib-olla tee peal nii mugava. Hind sellel autol, kui ma õigesti mäletan, hakkas midagi 40 natuke peale, et ei ole kõige kallim. Et selles mõttes täiesti arvestatav auto, et mõned sellised asjad, mis võib-olla on ainult minu teema, aga muidu täiesti okei ja sõidetav ja ma arvan, et elektriautodel kõige olulisem ongi see, et ta suudaks piisavalt tagada läbisõitu ja selles osas on see auto nagu täiesti okei. Nii et ma arvan, et kärab küll.